Ei võtta. See on veits kiirem kui võtta selle kiirega. Pinnase tihendaja, üks mõnusa suurema nüüd, et sellega saaks nüüd kõik ära teha 200 kilo ja teeme nüüd selle kõik kogu selle põrandilust ära. Tööle, seda maha, tõmmale. Plaan selline, et siia tuleb uus uks. Ära ostsin sellise vahu, mis siia saaks panna, spetsvaht, selline spetsvaht akendele ja ustele ja mis seal siis veel on, maja nurkadele ja mis iganes. Proovime, teeme sellega just ära.
et sain siin kõik värvitud enam-vähem nii. Uks on 2 korda värvitud, kaamera teeb natukene heledamaks ja tumedamaks seda värvi. Aga selle seina siin värvisin ära, mõtlesin, et kole hall, et teeme ühe korra ära. Ühe korra tegin, teist korda pole vaja, mõttetu kulu. Ja nüüd see pool ka sealt veel vaatame selle poole. Ilus süke, ise värvisin mustaks ilusti selle ukse, selle lengi ja teeme ilusti lahti ka. Kinni käib täitsa hästi, ise tegin, kõik ise tegin. Et kuradi tihendid tuleb veel osta vahele. Ilusti must, teed lahti, tuleb valgus. Et see on nagu põhiline. Seespoolt ma praegu väga midagi erilist ei teinud. Seespoolt on nagu on selline omamoodi selline tavaline praegu lasta selline jääb. Et siia vajan jah vineeri ette sellele plaatidele, raudadele. Ja jah, alust täitsa on et nüüd ma räägin siis, mis ma siin ära tegin ilusti. Et ehitasin siukse normaalse laua, ütleme. Et need alumised riiulid või noh, alused, mis seal siis ütleme niimoodi on, et seal on asjad, et need veel vaatan üle, et kuidas panna, mismoodi, et praegu on niimoodi. Seal taga tuli ruumi ilusti juurde ja selle saab minu arust on täitsa hea vinks-vonks. Saab ilusti siin mässata, praegu on killustiku põrand. Midagi erilist praegu ei tee ja nüüd kui rääkida sellest vahust, siis ma mitte ühtegi teist vahtu enam ei kasutama uste ja akente panemisel kui ainult seda vahtu. Kõige õigem vaht, kõige parem vaht. Ja siin on need põrandavalgused, nüüd sellise kollase sellest tõin.